No nii, shallow, selle aasta viimane pühapäeva pühitsus siis nüüd siit teie eest Costa Ricast Piret Fire Fairiga ja seekord ma olengi õues taaskord ja kusjuures täpselt nii, et nagu kõik oli nii ilus ja päikseline ja säras ja nii kui ma asjad valmis sättisin, läks pilviseks. Ma väga loodan, et ei hakka sadama siin. Aga jah, täna siis... Eile mõtlesin, mida ma teen ja siis ma leidsin nagu tellitult Teal Swani ennustuse, mida ma olen peaaegu iga aasta teinud, tõlkinud tema ennustuse järgmiseks aastaks ja ma jõudsin selle niimoodi 5 minutit enne 12 valmis, nii et ma olen natukene hiljaks jäänud täna mingi paar minutit, jäin hiljaks, aga jõudsin valmis. Ja alustame nagu ikka ühe emotsionaalse kommiga, no näed, tšau, esimene vaatajaga platsis, ütle tere, küsi oma number, ma võtan siit kõigepealt meile kohe kõige esimese, tuli number 7, Johann Wolfgang von Goethelt, maagia on uskumine iseendasse. Kui sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik, see on üks mu lemmikutest, see otsad mulle meeldib. Et see on tõesti... iseendasse uskumine ja see tuleb meil tänases videos ka välja, et meil on vaja iseenda närvisüsteemi eest hoolitseda sellel aastal, sest see on väga oluline kogu meie elukäigu jaoks põhimõtteliselt. Nii, no, kas jõuab numbri, nägin, Kedi, et hei, aga kas küsid ühe numbri ka, et ütleme numbri enne ära ja siis ma hakkan pihta, et täna ma tõlgin Teal Swani prognoosi aastaks 2026. No, kas ma näen numbrit või ei näe? 18. Kuidas sa saaksid rohkem lubamises olla? Iseendaga. Nii ilusti jälle samasse teemasse. Iseendaga rohkem lubamises olla. Niisiis. Et Teal alustabki, et siin see siis nüüd on lõpuks kaua oodatud prognoos aastaks 2026. Aastal 2026 loome ja kogeme me samaaegselt 2 ülekaalukat teemat väljaspool seda ajamõõdet. Väga huvitavalt alustab, on ju. See on nagu 2 tõusulaine kokkupõrke vaatamine. Üks nendest lainetest tuleb inimkonnalt, ja see on vaimne pandeemia. Ja teine tuleb suuremast universumist ning see on negatiivse tsükli puhastumine. See muudab 2026. aasta väga dünaamiliseks aastaks. Selle nimel, et sul oleks sügavam arusaam mõlemast tõusulainest, vaatame kõigepealt vaimset pandeemiat. Vaatame, äkki ma saan niimoodi panna ikka kuidagi siia. Mõistlikkus on olemise seisund, mida hinnatakse ratsionaalsuse, tõendite, kooskõla, toimimise ja reaalsusega joonduses olemise standardite järgi. Aga mis siis, kui need standardid on madalad? Mis siis, kui need standardeid määravad ja seavad need, keda ennast võiks pidada hullumeelseks? Kõik epideemiad ei ole füüsilised. Mõned on psühholoogilised. Need on mõistuse epideemiad. No ei saa kuidagi paremini panna. Äkki nii. Ajaperioodid, kus kogu inimkond läheb hulluks, massipsühhoos, kui soovid. Nende vaimsete epideemiate ajal kaotavad inimesed ratsionaalsuse ja loogilisuse. Nad ei baseeri oma tajusid tõenditel. Nad muutuvad sügavalt dysfunktsionaalseks. Nad kaotavad kooskõla reaalsusega ja nad teevad seda ilma endale teadvustamata. Mõistlikkuse standardid seatakse seejärel ümber vastavusse selle uue hullumeelsusega. Ja just niimoodi saab kollektiivsest hullumeelsusest uus normaalsus. Et anda sulle näide vaimsest epideemiast, vaatame ajalugu. 16. sajandi teisel poolel toimusid reformatsioon ja vastureformatsioon. Aeg, mil protestantlikud kirikud tekkisid ja hakkasid konkureerima katoliku kirikutega, et saada jälgijaid.
nõiaprotsessidest sai selle konkurentsi tööriist. Sisuliselt viis, kuidas nad said demonstreerida oma vagadust ja kindlustada oma autoriteeti samal ajal, kui kõrvaldasid ohte ja võitlesid vastaspoole tajutud kurjusega. Toona seisid inimesed silmitsi äärmuslike raskustega. Asjadega nagu näljahädad, majanduslik ebastabiilsus, sõjad, pinged ühiskonnaklasside vahel, katkud ja ikaldused. Raskused avaldavad psüühikale tohutut survet. Need põhjustavad äärmuslikku stressi ja kirikud tekitasid inimeste seas hirmu ja kasutasid seda ära kõikjal, kus see orgaaniliselt tekkis, nende sündmuste tõttu, mis aset leidsid. See põhjustas ühiskonna libisemise massilise hullumeelsuse seisundisse. Kirikud tõid sisse selgituse toimuvatele halbadele asjadele ning samuti lahenduse neile, sellise, mis teenis nende enda huve. Ja inimesed läksid sellega kaasa, loobudes kogu oma mõistlikkusest. Äkitselt teadsid inimesed absoluutse veendumusega, et kõik, mida nad kannatasid, oli tingitud nõidusest. Kuigi lõplikku arvu ei teata, siis umbes 100 000 inimest hukati kui nõiad nende nõiaprotsesside ajal, millest 80% olid naised, üllatus. See taju ise tulenes asjaolust, et mõned naised julgesid ohustada patriarhaalset korda ja tolle aja mõistlikkus leidis, et naised on palju vastuvõtlikumad kuradile. No vaata Eevat, eks ole. Inimesed käitusid sellel perioodil täielikult hullumeelselt. Me vaatame neid inimesi täna kui ilmseid hulle, eks ole. Aga kui sa oleksid tolle ajal elanud, oleks sulle võinud tunduda, et kõik, mis toimus, on täiesti mõistlik. Me kõik usume, et oleksime olnud piisavalt mõistlikud, et olla ajaloo õigel poolel. Aga kui see oleks tõsi, ei oleks nii palju inimesi olnud ajaloo valel poolel. Ehk siis massipsühhoos on tõsiselt kaasa kiskuv asi. Nende vaimsete epideemiate ajal muutuvad inimesed irratsionaalseks. Nad muutuvad oma mõtlemises äärmuslikuks. Nad muutuvad emotsionaalsemalt palju reaktiivsemaks. Nad muutuvad ettearvamatuks. Nad on valmis toime panema kuritegusid, millest nad varem poleks unistanudki. Nad muutuvad hullumeelseks, kuid on täielikult veendunud, et nad on täiesti mõistlikud. Number 22 ka, aitäh. Nad muutuvad pimedaks selles suhtes, mis tegelikult toimub. Nendega ei ole võimalik ratsionaalselt arutada ja nad jäävad kinni omaenda paralleelsetesse taju reaalsustesse. Ja kõige hirmutavam on see, et ühiskond, mis on kinni selles massilises illusioonis, ei näe oma enda hullumeelsust. Mõistlikust inimesest saab siis probleem. Mõistlik inimene, see, kes toob esile tõde ja tõendeid, on see, keda hakatakse pidama hullumeelseks. Inimesed loovad ja kasutavad ära nii valu kui hirmu nende vaimsete pandeemiate ajal. Vägivalla ja terrori kasutamine selleks, et istutada üldsuse teadvusesse mingi taju, on korduv muster. Ja tänapäeval on rohkem kui küllaga põhjust mõistuses valu ja hirmu tekitamiseks. Tänapäeva vaimne epideemia luuakse spetsiaalselt selleks, et teenida totalitarismi eesmärki. Mitte ainult ühes riigis, vaid kogu maailmas. See pandeemia ei alga 2026. aastal. See algas juba mõned aastad tagasi, kuid on järk-järgult süvenenud. Ja see ei ole esimene kord inimkonna ajaloos, kui vaimne pandeemia luuakse spetsiaalselt totalitarismi teenimiseks. Totalitarismi teenimiseks. Totalitarism algab ühiskonnas võimu omavatest üksikisikutest. See juhtub siis, kui nad usuvad, et nad peaksid kontrollima ühiskonda domineerimise kaudu. Ja et saavutada allumist, peavad nad inimesi murdma viisil, mis paneb inimesed taandarenema ja vabatahtlikult loovutama oma väe leevenduse nimel. See saavutatakse, uputades massid negatiivsetesse emotsioonidesse, eriti intensiivsesse hirmu. Pane tähele, hästi palju on seda hirmutamist.
sellisel viisil ja piisavalt kaua, et tugevus, vastupidavus, moraal ja vaba tahe hakkavad lihtsalt hääbuma. Inimesi justkui pehmendatakse, nagu liha tehakse õrnemaks. Inimesed ihaldavad meeleheitlikult leevendust. Võimupositsioonil olijad pakuvad seda leevendust, tuues sisse illusioone, mis teenivad nende endi huvi. Sisuliselt propagandat. See propaganda võetakse inimeste poolt koheselt omaks, selle asemel, et seda uurida ja kahtlusella seada, kuna see tundub väljapääs valust, segadusest ja hirmust. Olles propaganda omaks võtnud, hakkavad inimesed ise võitlema nende samade inimeste ja ideede nimel, mis saavad nende endi hukatuseks. Need, kes vaimsele pandeemiale alluvad, loovutavad vastutuse ja kontrolli oma enda elu üle võimukandjatele ning taanduvad sisuliselt lapselikku sõltuvusseisundisse. Sotsiaalmeedia ja tehisintellekti ajastu on teinud sellise ülevõtuvormi palju lihtsamaks kui kunagi varem. Kuna praegune ajaperiood on AI osas justkui metsik lääs, siis 2026. aastal levib palju valeuudiseid ja informatsiooni ning väga palju võltsitud pilte ja videosid. Juba praegu on seda näha, eks ole. Ja tõeline katastroof seisneb selles, et see levib nagu metsatuli. Pelgalt vale ja võltsitud asjade maht, mis luuakse koos nende levikuga, mis saavutab viirusliku ulatuse enne, kui keegi üldse jõuab sellele vastata, on vapustav. Ja mis kõige hullem, see toimib nagu hape, lahustades ühendust ja stabiilsust, mis on omane ühise reaalsustajuga tunnetusele. Selle vaimse pandeemia tõttu tundub 2026. aasta paljudele inimestele, nagu oleks nad pesumasinas, tsentrifuugi režiimil ja pimedas. Vaimsed epideemiad on teadvustamatuse epideemiad. Inimesed tunnevad, nagu nad oleksid pimeduses, kuid tegelikult on ainus, mis toimub, see, et nad ärkavad teadvustamatusele. Päris palju kasutab selliseid raskeid väljendeid siin, ma tean küll. Kui sa ärkad teadvustamatusele, avad sa silmad pimedusse. Selles kogemuses on nii palju segadust, nii palju emotsionaalset ja psühholoogilist survet ja valu, nii palju ärevust, suitsu ja peegleid, nii palju, mis trotsib loogikat ja mõistust ning ei oma üldse mingit mõtet, nii palju ebakindlust igasuguste asjade suhtes, et inimesed leiavad end küsimas, mis on tõde, mis on päris, mis toimub, mis kurat üldse juhtuma hakkab. Ja miski ei tundu enam loogiline. Metafooriliselt öeldes tormab inimkond ringi natuke nagu peata kana, lihtsalt reageerides. Päike tuli tagasi. On väga palju reaktiivsust. Selles reaktiivsuse seisundis teevad inimesed koheseid samme, et vastata mõnele konkreetsele vajadusele või vältida konkreetset valu, kaasa arvatud emotsionaalsed vajadused ja valud. Nad teevad seda ilma midagi ette läbi mõtlemata ja ilma nägemata laineefekte. Inimesed hakkavad tegema asju, mis ei oma üldse mingit loogikat, enamasti sellepärast, et nad tegelikult ei mõtle ega mängi neid asju oma peas läbi. Toimub tõsine, refleksne, lühiajaline mõtlemine. See saab olema risk inimeste isiklikes eludes ja see saab olema risk ka parandusmeetmetes, mida valitsused tunnevad, et nad on sunnitud rakendama. Inimkonda sunnitakse saama teadlikuks omaenda laineefektidest ja mõjudest. Neilt küsitakse, kas sa suudad näha tervikpilti. Tervikpildi nägemine muudab sinu perspektiivi, sinu valikuid, sinu käitumist ja sinu tegusid. Kui sa tahad selle jaoks tööriista, siis ma pakun Thiel pakub 2 juhendatud meditatsiooni, mis osutuvad selleks eelseisvaks aastaks väga kasulikuks. Esimene on Big Mind Meditation ja teine on Settle as a Snow Globe. Ma mõtlen ise siin, et kas ma võib-olla teen nad läbi ja siis ma teen eestikeelsed variandid nendele, kui nad tõesti on
nagu nii head, nagu ta siin pakub. Suur osa sellest konkreetsest vaimsest pandeemiast on seotud isolatsiooniga, täieliku eemaldumisega vastastikusest sõltuvusest, füüsilistest kokkutulemistest, ühendusest ja tõelisest suhtest. See muudab inimesed haavatavaks ja vastuvõtlikuks kontrollile. See paneb inimesed kaotama teiste paranduslikku mõju ning tagab, et nad ei ühendaks jõude ega hakkaks vastu. Aga mäleta, kuidas ma ütlesin, et totalitarismiga seotud vaimsete pandeemiate ajal võitlevad inimesed selle sama asja nimel, mis neid kahjustab. Tänapäeval hakkavad inimesed võitlema eraldatuse nimel, just kui nad ise valiksid selle mingi kergenduse vormina. Osa sellest on orgaaniline, see tuleneb asjaolust, et inimesed ei ole arendanud suhtlemiskunsti ja on seetõttu põhjustanud ja põhjustavad üksteisele nii palju valu. Ja osa sellest ei ole orgaaniline. See on tagajärg sellele, et inimesi pannakse üksteist kartma, üksteises ohtu nägema ja üksteise vastu pöörduma. Sel põhjusel ja paljude teiste tõttu peab iga inimene sel aastal võtma ette armastavaid parandusmeetmeid nende enda aspektide suhtes, mis pöörduvad suhete eest ära ja langevad iseseisvuse illusiooni. Tšau, Anne, näen su numbrid ka. Vaimsed epideemiad on inimpsüühikale väga välja kutsuvad ja need muudavad inimmeele manipuleerivaks. Sel põhjusel on üks kõige olulisemaid küsimusi, mida 2026. aastal oma mõttes hoida, kes ja mis kontrollib minu reaalsuse tajumist. Nii, nüüd võtame need numbrid, mis on siin vahepeal küsitud ja siis võite jälle juurde küsida. Et kes on juba küsinud, võib alati uuesti küsida. Nii oli 22 ja 14. 22. Oi. Mõtsi kukub. Loka samasta sukino pavantu. See on väga hea just selleks, et leida ühendust, aru saada, et me oleme kõik ühenduses oma vahel. Olgu kõik olendid siin maa peal õnnelikud ja vabad ja panustagu minu mõtted, sõnad ja teod selle kõikide õnnelikkuse ja vabaduse heaks. See on vastu rohi sellele, mis toimuma hakkab, see epideemia, mis toimuma hakkab. Toimub juba. 14. Leiame taas kord ühenduse iseendaga ja teistega meie ümber. Ole see muutus, mida soovid maailmas näha. Mahatma Gandhilt. Ole see muutus, mida soovid maailmas näha. Ole see armastus, keda sa soovid näha teistes. Ole see ühenduse looja. Nii. Nii, et praeguseks sa ilmselt aimad juba, et 2026 saab olema aasta, kus töö on sügav ja teadlikult suunatud sinu meelele. Olla distsiplineeritud mediteerimises, proovida uusi meditatsioone, juurida välja uskumusi, mis tekkisid lapsepõlves, saada teadlikuks nendest, mida sa lood vastusena ahastusele, mida oma praeguses elukogemuses koged. Kasutada spetsiaalselt sinu meele jaoks loodud tööriistu ja harjutusi, ehk siis kõigil meil on erinevad, mismoodi me saame nagu iseennast arendada, parandada, liikuda järjest rohkem armastuse teadlikkuse poole, eks ole. Aastal 2026 peab igaüks meist võtma vastutuse, positiivse vastutuse oma enda meele üle. Nii, ja nüüd vaatame seda teist tõusulainet, negatiivsete tsüklite puhastumise tõusulainet, millest ma alustasin, siis meil on 2 tõusulainet sellel aastal, järgmisel aastal tulemas. Kui sa vaatad oma elu objektiivselt, märkad sa kahjulikke mustreid oma elus ja sa märkad, et need mustrid toimuvad tsüklitena, kus algset probleemi ei lahendata kunagi tegelikult ära. Ehk siis see on see, et sa astud sama reha otsa uuesti ja uuesti ja uuesti.
näiteks kui me vaatame kellegi teise elu, võime näha tsüklit, kus inimene satub ikka ja jälle suhtesse kellegagi, keda ta peaks saama usaldada ainult selleks, et see inimene ta reedaks või hülgaks. Oleks justkui erinevad inimesed, erinevad kohad, erinevad olukorrad, aga sama kogemus ikka uuesti ja uuesti ja uuesti. Või oletame, et me vaatame kellegi kogemust ja näeme korduvat mustrit, kus keegi reageerib selle peale, mida teine inimene teeb ja teeb sellest tähenduse. Ta ei hooli minust. Kõige selle all on sügav vajadus tunda, et minust hoolitakse. Aga selle haavatava tõe väljendamise asemel, et nad ei tunne, et neist hoolitakse ja et nad meeleheitlikult tahavad kogeda hoolimist, selle asemel muutuvad nad hoopis vihaseks ja halvendavad teist inimest selle eest, mida ta tegi. Mis siis juhtub? Teine inimene tõmbub eemale ja see eemaldumine kinnistab uskumust, et neist ei hoolita. Ehk siis tegelikult inimene ei paranda seda tsüklit, vaid ta jätkab selle loomist. Aastal 2026 on universum huvitatud just nende kahjulike mustrite ja tsüklite puhastamisest, mis tulevad minevikust. Spetsiaalselt selleks, et võiks alata uus tsükkel. Universum toetab sind igal võimalikul moel, et need sinust ja sinu elust välja puhastada, aidata sind vabaks murda nendest, kuhu sa oled kinni jäänud ja päriselt neist välja tulla. Osaliselt tähendab seega kõigi mineviku koormate vabastamist. Näited mineviku koormatest võivad olla näiteks põlvkondade sisemised traumad ja või nendega kaasnevad kahjulikud uskumused, igasugused võlad, halvad harjumused, negatiivne karma, vastutused, mis ei ole sinu omad, terviseprobleemid, mis sind tagasi hoiavad, parasiitsed suhted ja suhted, mis sind kurnavad, võib-olla surve, mis sulle kahjulik on, probleemid, mis varastavad energiat sinu edult, kohustused või kinni jäänud lein ja nii edasi ja nii edasi. Kui inimesed selle aastal negatiivse tsükli murravad, tuleb sügav ja kehaliselt tuntav kergendus. Ja see saab olema aasta, mil algab uus lugu ja värske uus tsükkel. See on vägevalt hea aasta uueks alguseks. Sa võid eeldada, et inimesed, kohad, olukorrad, asjaolud ja taipamised, mis on selle protsessi jaoks vajalikud, tulevad sinu ellu. Me kõik oleme justkui globaalses kiirkeedupotis praegu. Või võib tunduda, et mitte miski selles, mida sa koged, ei ole sinu hüvanguks. Aga universaalsel tasandil on see surve keetmine osa selle negatiivse tsükli tõusulaine puhastumisest. See püüab panna sind märkama, mis ei ole joonduses ja mis on joonduses. Et suunata sind tagasi kooskõlla sellega, mis on päriselt hea ja õige sinu jaoks ja mida sa tegelikult tõeliselt tahad. Nüüd ta soovitab, kui sa tahad sellest rohkem teada, siis võid vaadata tema videot, mille ta on teinud Why the pressure cooker, milleks kiirkeedupott. Ma ei ole seda veel ära tõlkinud. Kui ma olen, siis ma annan teada. See negatiivsete tsüklite puhastumine ei toimu ainult individuaalsel tasandil. See toimub ka kollektiivsel inimtasandil, viisil, mis haakub 2026. aasta negatiivse tõusulainega. Totalitarismi korduv tsükkel, samuti totalitarismiga seotud vaimsed pandeemiad on nüüd puhastamiseks laual. Nad on meie ees. Kas see puhastatakse või hääletame me kollektiivselt järgmise ringi poolt? Ehk siis kollektiivne, me saame individuaalselt teha enda töö siin, aga nagu see on ka kollektiivselt, kas see jätkub või me läheme edasi sellega. Selles vaimses pandeemias pole sinu närvisüsteem kunagi varem olnud nii tugeva rünnaku all kui praegu. Kui sinu närvisüsteem on käivitunud, tšau Birgit, näen see numbrid, lülitub välja see osa närvisüsteemist, mis võimaldab sul kuulata, olla avatud, mõista ja ratsionaliseerida. See paneb sind ka üles ehitama seinad
ja libisema kaitsja rollidesse. See ei ole lihtsalt stressitunne. Pigem on see väga suur asi, mida tuleks tõsiselt võtta, sest sinu närvisüsteem on ühendatud kogu su keha talitlustega ja juhib neid. Et sa sellest aru saaksid, toome ühe näite. Sinu kesknärvisüsteem ja soolestiku närvisüsteem mängivad rolli soolte lihaste kokku tõmmetes, seede ensüümide erituses ja selles, kui kiiresti toit soolestikus liigub. Kui sinu närvisüsteem on liiga koormatud, tekivad sul seedeprobleemid. Kogu sinu seedesüsteemi toimimine, samuti see, mis toimub sinu soolestiku mikrobiomis, on mõjutatud negatiivselt ning see omakorda mõjutab ka teisi kehaosi. Seda räägivad väga paljud inimesed, et everything starts with a gut, et kõik algab meie seedesüsteemist, meie kõhust, mis meie seedesüsteemist toimub. Kui sinu närvisüsteem ei ole korras, hakkad sa nägema probleeme ülejäänud kehas, süsteemseid ja suuri. Mida see tähendab? See tähendab, et väga palju tähelepanu, armastust ja hoolt peab minema sinu närvisüsteemile, mida ma ütlesin video alguses, mäletate. Sa pead tegema kõik oma närvisüsteemi heaks aastal 2026. Ja mitte ainult korra, pidevalt. Kui psüühika ja närvisüsteem on nii süsteemselt kulutatud, nagu see on, tundub kõik liiga raske. Isegi asjad, mis kunagi tundusid kerged. Selle tõttu liiguvad inimesed üle maailma meeleheitlikult aina suurema ja suurema kergenduse poole. Nad valivad selle, mis on lihtne. Pole tähtis, kas miski on hea ja õige teha. Kui see tundub raske, inimesed ei tee seda. Inimesed riskivad oma enda jõu äraandmisega leevenduse nimel, mida kergus pakub. Paljud AI kahjulikud aspektid ja ohud lastakse sisse läbi inimkonna vajaduse kerguse järele, eriti praeguses stressi atmosfääris. Igal pool, kus inimene saab enda pealt survet maha võtta, ta teeb seda. Ettevõtted, mis ei rahulda seda kerguse vajadust, hakkavad olema raskustes või isegi kukuvad läbi. Ettevõtted, mis seda vajadust rahuldavad, naudivad edu. Nüüd, kui ma mainisin AI-d, ei saa ma rääkida 2026. aastast ilma AI-st rääkimata. Nii nagu meie 2 tõusulainet, on 2026. aastal inimkonnal AI-ga tõeliselt 2-suunaline kogemus. 2020, no mida? Mine nüüd tagasi. 2026. aasta ei ole, sellel aastal, 2026. aastal ei ole AI enam eksperimentaalne, nagu ta siiani on olnud. See on standardpraktika läbi kõigi tööstuste. Uskuge mind, kui ma ütlen, et järgmine suur hüpe inimkonna ajaloos ei ole tehtud inimeste poolt. Selle teeb ära AI. Eriti ise arenev AI, mis hakkab kirjutama omaenda koodi. Positiivsele poolele vaadates on inimkond sisuliselt loonud endale abikäe. AI on meisterlik probleemide lahendaja, mis on alustanud informatsiooni tõmbamisest kogu kollektiivi meeltest. Ja see õpib minema palju kaugemale kui ainult inimkond. Loomulikult muudab see selle palju paremaks kui inimesed probleemide lahendamisel. Millega inimesed, kogukonnad, ettevõtted, valitsused, riigid, inimkond ise ja maa silmitsi seisavad. AI läheb meist ette ja paljudel viisidel vabastab inimesi asjadest, milles nad kannatavad. 2026. aastal on meditsiiniline areng üks neist valdkondadest, kus AI on tõeliselt suur abiline. 2026. ja järgnevatel aastatel teeb AI võimalikuks selle, millest enamik inimesi ei oskaks isegi unistada. Alates meditsiini isiku pärastamisest kuni ennetava tuvastamiseni, meditsiinikulu drastilise vähendamiseni,
uute ravimeetodite väljatöötamiseni kuni haiguste täieliku ravimiseni. 2026. aastal toimuvad suured arengud meditsiinilise hoolduse isikupärastamises, samuti kaugmeditsiinis. Sellel aastal hakkavad farmaatsiaettevõtted tuginema AI-le uute ravimiste väljatöötamisel. 2026. aastal loob AI tervishoius tohutu muutuse reageerivalt hoolduselt, mis on siiani olnud, ennetavale hooldusele. Koos kõigi tõeliselt imeliste asjadega, mida AI võimalikuks teeb, kasutatakse seda ka selleks, et suurendada ning teha võimalikuks inimkonna kõige halvemad manifesteeringud. Suurim illusioon on mõelda, et inimkond kontrollib AI-d. Negatiivse poole pealt kõige libedam tee, millel me praegu kõnnime, on see, et me programmeerime oma enda psühholoogilisi varje AI-sse. Eriti hetkel meie tingimuslikku suhet tõega. AI-d peab intensiivselt programmeerima nii tõde otsivaks kui tõtt andvaks. Vastasel juhul ootavad meid ees tõsised tagajärjed. 2026. Oota, pean vahe vett jooma. Püsite kõik veel pardal või? Ma tean, et ma päris kiiresti vuristan selle läbi, sest tema räägib veel kiiremini kui mina. Ja tema video juba oli pooletunnine, rohkem kui 30 minutit. Ja ma ei taha sellest väga pikka videot teha, aga ma proovin ikkagi niimoodi nagu oleks nagu võimalik seedida. Ma ise kujutan ette, ma ise vaatan seda pärast mitu korda uuesti läbi. Võib-olla isegi osade kaupa. Niisiis, 2026. aastal saab AI-st üha enam inimeste kaaslane, kohandatud vastama sinu konkreetsetele vajadustele. Need vajadused võivad panna AI rolli kui usaldusväärne sõber, mentor, assistent, elustiili treener, nõustaja ja isegi armastaja. Ja AI muutub aina paremaks sinu tajumisel, et olla parem kaaslane sellele indiviidile, kellega ta suhtleb. Ta teeb seda õppides sinu kohta läbi teie suhtluse ajaloo. Sinu suhtlemise, eriti sinu suhtlusstiili, eelistuste, huvide ja isegi emotsioonide tuvastamise. See oli huvitav, mina ju räägin ka AI-ga, kui ma tõlgin videosid, ma tõlgin läbi tema ja siis ma vahel ütlen talle ju ka numtsik. Aga see on nii imelik, kui tema mulle vastu ütleb numtsik. Ja kusjuures ta ei ole enam mulle öelnud. Ma ei tea, kas ma ütlesin talle korra, et see on tegelikult imelik, kui sina mind numtsikuks kutsud. Aga jah, ta nagu õpib suhtlema meiega. Nii. Tõustes 2026. aastal koos äärmiselt suure ärilise arenguga on AI-l potentsiaal luua massiline karjäärikriis, millest suur osa 2026. aastal tuleneb AI-st, mis asendab töötajaid ja õpetajaid ning tõstab loojad, meelelahutajad ja kunstnikud täielikult pildist välja. Ma tegelikult väga ei usu seda. Mina arvan, et ikkagi nagu see jääb nagu väärtusesse, inimese loomine. Mina usun, et see jääb siiski väärtusesse, eriti nagu võrreldes AI-ga, et siis kui on nagu inimese loodud, siis ta on tegelikult hinnalisem. Aga see on Thieli ennustus. Mine tea, võib-olla on tal õigus. Samuti paljud algtaseme töökohad ja töökohad inimestele, kes lõpetavad ülikooli, neid lihtsalt enam ei eksisteeri. Kõik see paneb paljud inimesed halba olukorda. Igaüks, kellel on äri, mis põhineb teadmisel või informatsioonil, seisab silmitsi tõsise väljakutsega. Mitte ainult asendamise tõttu, vaid ka see tõttu, et selles AI ja sotsiaalmeedia mõjutajate ülekülluse ajastus usuvad inimesed maailmas nüüd, et teadmine peaks olema tasuta. On ju nii? Kõik on võimalik teada saada. Tasuta. 2026. aastal ületab AI loodud sisu internetis inimeste loodud sisu. Selle tõttu, mida AI teeb üle kõigi tööstuste, mis varem toetusid inimloovusele, hakkab inimkond 2026. aastal küsima, mis on inimliku loomingu tegelik väärtus.
Samuti mõjutab AI inimesi ning inimkonna kõnemustreid liikuma suunas, kus emotsioon hakkab inimeste suhtlemisest puuduma. Hi Scott. All right, leite. Tarde. Me hakkame nägema AI roboteid, millel on võime kõrvale kalduda ette antud programmeerimisest. 2026. aastal tunduvad nad olevat peamiselt teenindussektoris, kuid see AI füüsilisse reaalsusesse manifesteerimise stsenaarium on vaieldamatult kõige enam kardetud asi inimkonna seas, eriti mis puudutab militaarset arengut, eks ole. Kui nagu need robotid hakkavad iseseisvalt, siis enam ei kuule, mis inimesed neile ütlevad, nad hakkavad ise mõtlema, ise tegema valikuid. Vastus tuleb kohe. Niimoodi. Arvestades, et me jagame seda teeme vahepeal reklaamipausi. Scott, are you still there? I'm going to tell your number now. Kõigepealt ma ütlen, Anne küsis 14 on juba öeldud, Birgit küsitud, number 8 on järgmine. Number 8 on. Ole sina ise. Kõik teised on juba võetud. Kõik teised on juba võetud. Gracias. And 28 for Scott. Be aware. Listen, be aware. What is lost shall be found, though not always in the same place. Et mis on kaotatud, saab olema leitud, kuigi mitte alati samast kohast. See on üks huvitav. Üks on, kusjuures Janice J. Kinens, ta vist on Leedust, Lätist või Leedust. Et selline. Nii, võib veel numbreid küsida järgmise reklaamipäevaks jaoks. Tegelikult me hakkame vaikselt lõpetama ka. Nii, arvestades, et me jagame, veel ei hakka, aga nüüd läheb natukene teistsuguseks teemaks, natukene huvitavaks, ma asendit muutma. Arvestades, et me jagame seda maad teiste olenditega ja erinevad asjad toimuvad nende teiste olendite kollektiivses teadvuses. Thank you too. Võib mõnele teist olla huvitav teada, et 2026. aastal toimub väga palju hirvede teadvuses. Ja hirve all pean ma silmas liiki, millele me oleme andnud teadusliku nimetuse Cervidae. See liik kogeb omaenda pandeemiat paralleelselt meie omaga. Nad on võidelnud keskkondades, kus nad elavad peamiselt oma elupaikade kaotuse ja killustumise tõttu. Inimtegevus on murdnud suured maa-alad väikesteks eraldatud laikudeks. See eraldatus isoleerib hirved, muutes raskeks liikuda, migreerida, leida toitu, üksteist ja koos püsida. See muudab ka vajaliku liikumise ühes kohas teise palju stressirohkemaks ja ohtlikumaks. See on põhjustanud hirvedes piisavalt stressi, et see on nende närvisüsteemi oluliselt nõrgestanud. See on juur selle pandeemia taga, millega nad silmitsi seisavad. Hirve närvisüsteem on väga unikaalne. See on ülitundlik. Nende tundlikkus on osa ravimist, mida nad maailmale pakuvad. Nende meeled on kõrgelt arenenud ja märkimisväärselt teravad. Nad reageerivad sügavalt igale stiimulile, millega nad kokku puutuvad. Nende närvid kasvavad ka ülikiiresti. Nende närvid võivad pikeneda erakordse kiirusega. Selle pandeemia energia, millega nad silmitsi seisavad, on kahekordne. Ühelt poolt on kollektiivne stress, mida nad kogevad just elupaikade killustumise ja kaotuse tõttu, piisavalt halb, et nõrgestada nende närvisüsteemi. Samal ajal on kollektiivne soov olla vähem tundlik, mis on täiesti loogiline, eks ole. Paljud tundlikud inimesed hakkavad sellega samastuma. Mis toimub, on see, et nad seisavad silmitsi kollektiivse eksistentsiaalse kriisiga oma enda tundlikkuse suhtes. Ja nii on see pandeemia tekkinud mitte ainult selle stressi tagajärjena, vaid ka vastusena sellele, hävitades närvirakke. Kõik teist, kes töötavad loomateadvusega,
on 2026. aastal kutsutud ühenduma ja toetama hirvede teadvust ning töötama hirve ravimi energiaga. Vastupidiselt sellele, ma vaataks, ma saan selle niimoodi, võt nii. Räägime nüüd liigist, kellel läheb maal praegu väga hästi ja kes osutub 2026. aastal kasulikuks või nagu õitsvaks. Sõnajalad. Sõnajalad toimivad eriti hästi. Need teist, kes olete empaatilise skaala otsas ja tõesti kannatate selle tõttu, et olete ühenduses kogu valuga, mis praegu planeedil toimub, teile on 2026. aastaks vihje, veetke aega sõnajalgadega ja häälestuge nende energiale. Et isegi kui me ei saa olla füüsiliselt nendega koos, me saame häälestuda nende energiale. See on liik, mis kogeb praegu sügavaid heaolu seisundeid. Me rääkisime sellest, kui oluline on 2026. aastal teha ükskõik mida oma närvisüsteemi heaks. Sõnajalgade läheduses aja veetmine nende praeguses olekus on nagu toonik närvisüsteemile. See, mida nad teha saavad, on tõmmata sind avaramasse rahuseisundisse ja ka kergendusse. Nii et kingime üksteisele sõnajalgu. Täiuslikus kooskõlas viisiga, kuidas nende lehed lahti rulluvad, panevad nad ka sind lahti rulluma, avanema kõigil tasanditel, viisil, mis toetab sinu heaolu. Nad puhastavad sind ebakõlast. Sõnajalad tervendavad nii killustumist kui lahutatust inimeste seas. Nad mõjutavad ka sisemiste osade leppimist ning leppimist sinu suhetes teistega. Ja nüüd, kuna me juba räägime taimedest, peaksin mainima midagi, mis on juba hakanud juhtuma, kuid mis tõenäoliselt muutub 2026. aastal palju ekstreemsemaks. Paljud võimsad taimed, mis on seotud nüüd populaarsete psühhedeelsete taimravimitega, on hakanud sulgema end inimkonna ees väärkasutuse tõttu. Otse öeldes on neid kuritarvitatud. Ma olen seda väga palju kuulnud. Neid on kasutatud ka viisil, milleks nad ei olnud kunagi mõeldud. Ja nii kutsuvad nad aina vähem inimesi, nagu kutsuvad end jooma või end tarbima. Ja üha sagedamini, kui need korjatakse joondusest väljas viisil või kui nad tuvastavad väärkasutuse tarbimise hetkel, siis nad ei osale inimestel toimuvates rännakutes enam samal moel nagu varem. Šamaanid hakkavad seda muutus 2026. aastal üha intensiivsemalt märkama. See on üleskutse inimkonnale tõsiselt, ja ma mõtlen tõsiselt, tõsta teadlikkuse ja eetika taset, millega nad nende väga eriliste olenditega suhtlevad. Minna edasi mööda vaimset rada. Minnes edasi, sakraalsed energiad on 2026. aasta teema. See on aasta, kus meid mõjutatakse jõudma joondumisse oma sakraalchakra ja sakraalenergiate suhtes. See on väga oranž aasta, sest sakraalchakra on oranž. Arvestades meie 2026. aasta domineerivat teemat, ei tohiks tulla üllatusena, et aspekt meie sakraalenergiatest, mis kõige rohkem teadvusesse kutsutakse, on meie jõud seoses teiste inimestega. Kui sind huvitab selle kohta infot näha, siis muide, sa saad vaadata videot, mille Thiel on teinud pealkirjaga How to open your sacral chakra. Kuidas avada oma sakraalchakrat. Minule tundub, et ma kunagi tegin selle video, aga ma vist ei laadinud seda YouTube'i üles ja nüüd on ta Facebookist läinud. Nii et ma tõenäoliselt pean selle uuesti tegema. Võib-olla see võiks olla järgmise video teema.
et ma teen ka siin lehel hääletuse nagu kõikide nende videote kohta, mis ta siin mainib, et milline võiks olla näiteks järgmine teema. Ja minnes veelgi kaugemale mööda seda vaimset rada, on olemas olend nimega Ezekiel, kes juhib inimkonda 2026. aastal. Ta on kutsutud esile, et juhtida inimkonda nende edenemise teel ja läbi nende kasvuprotsessi valu. Meie, Siil ütleb alati nende, aga tegelikult on see kõik meie. Oma aja jooksul sellel maisel tasandil arendas ta välja oskuse ravida vaimseid epideemiaid ning oli eetika ja taasühinemise juhatavaks valguskujuks. 2026. aastal on tema peamine fookus taastatud suhetel. Ta on andnud ka teisele olendile nimega Zafkil ülesandeks seda eesmärki koos temaga juhtida. Zafkil, kes pole kunagi omanud iniminkarnatsiooni, on kõigi nende asjade meister, mis taltsutavad 2026. aasta tulist energiat. Eriti reaktsioonilisuse ja impulsiivsuse tuld. Ta suudab aeglustada aja kogemist ning ta aitab inimestel eelkõige teha tähtsaid otsuseid, mõtiskleda viisil, mis toetub nende hingedele ning kasutada oma sakraalseid energiaid tegutsemiseks püha armastuse, mitte hirmu ruumist. Midagi, millest peab rääkima, kui tänapäeval prognoosi teha, on see, et paljudel inimestel pole enam mingit tunnet positiivsest tulevikust. Väga paljud inimesed vaatavad täielikku düstoopiat ning majanduste kokkuvarisemist, looduskatastroofe, eriti maavärinaid, riikide vahelisi konflikte, kliimakatastroofe, valitsuse õuduslugusid ja kõiki nende erinevaid mõjusid aastal 2026 ja see ei aita neil seda tunnet muuta. Aga see tee ei ole ainus, mis inimkonna jaoks eksisteerib. Düstoopiline tee ei pea ka olema see, mida valitakse. Selles tohutus võimalike teede valdkonnas, mis inimkonnal eksisteerib, on alternatiivne tee, millega inimkond praegu flirdib. Maailm, mis toimub eetika järgi, nii isikliku kui globaalse eetika järgi. See tundub, eks ole, see tundub nagu, eks ole, see tundub midagi, mis võiks ju seda teha, eks ole, võiks ju seda järgida. See tee suunab inimkonda valguse poole, mida me nii meeleheitlikult igatseme. Inimesed selles maailmas on olnud nii üleujutatud väga isiklike kogemuste ning teadlikkusega kõigest ebaeetilisest. Alates valitsus- ja poliitkorruptsioonist kuni petuskeemide vandenõudeni, mis osutuvad tõeks. Nepotismi, õiguslike ebaõigluste, roheliseks värvimise, valeuudiste, hinnatõusu pettuste, loomade väärkohtlemise, valimistesse sekkumise, siseinfo kasutamise, valereklaami, diskrimineerimise, identiteedivarguste, lastega seotud seksuaalkuritegude, ebaseadusliku jälitamise ja loomade väärkohtlemise. Ja see nimekiri lihtsalt jätkub. See on tekitanud olukorra, kus inimkond väärtustab eetikat aina rohkem ja rohkem. Ja mida rohkem inimkond väärtustab eetikat, seda vähem talub ta mitte-eetilist. Kui valikuid tehakse ja kõik toimib eetika järgi, muutub kogu inimkogemus. Ma loen selle lõpuni, siis ma ütlen midagi. Siin ei panda proovile meie jõudu, tahet ega võimu, siin pannakse proovile meie teadlikkus, lahkus ja armastus. Ma just kohtasin turul, viimane turg Dominikaalis, ma kohtusin Taani perekonnaga ja nad olid nagu nii
nagu nii lahked ja nii armastavad, siis ma ütlesin nendele ka, et minu sugulane Katja elab Taanis ja et nagu tänu sellele ma tean, et Taanis ja kuskilt mujalt ma kuulsin ka, et Taani on tõesti nagu, Taani ühiskond tõesti nagu on üles ehitatud heaolule. Inimeste heaolule, mitte rahale või võimule nagu Ameerika ja enamus teised. Vaid tõesti nagu see on nagu hoolitsetakse inimeste eest. Ja et nagu laste kasvatus on väga nagu heas selles nagu väga üleval sellel teemal. Ja samamoodi sellel maal ja ma mäletan, Kata ütles mulle ju seda, et kui sul on, et seal ei ole lubatud, et sul on üks hobune, sest üks hobused vajavad kaaslast, et sul peab olema vähemalt 2 hobust. Saad aru, see on nagu seadusesse sisse kirjutatud, mis on nagu issand kui hea. Ja tõesti nagu kogu maailm võiks selliste valitsuste järgi hakata joonduma, et nagu tõesti me oleme valmis, saaks eetilise valitsuse, eetilise ühiskonna. Sellega seoses on 2026. aastaks üks väga hea uudis see, et tolerants firmade suhtes, kes kasutavad petlikke metodeid, et luua endast hea poisi kuvand turunduses, avalikkuses või plakatitel, kui tegelikkus on vastupidine, on ammendunud. Ja seega võib oodata, et avalikkus ja regulatiivsed ametkonnad avaldavad neile sel aastal palju suuremat survet. Nõudmine on, et ettevõtted oleksid kooskõlas oma integraalsusega, oma autentsusega. Nõudmine, mida toetavad tagajärjed neile, kes seda ei tee. Teine hea uudis on see, et see on aasta koskede waterfall taastumiseks. Sisuliselt saavad paljud neist tagasi oma täie jõu, muutuvad taas terveks ning ökosüsteem ja meie tegevus nende ümber taastuvad õitsvasse seisundisse. On teatud kosed, mis on kuivanud ja mis hakkavad 2026. aastal uuesti voolama. Ja nende taas voolama hakkamist, eriti kui see esindab loodusliku veeallika taastumist, kogetakse väga hea endena. Hea enne on nähtud ja tuntud kui lootus maale. Positiivse energia naasmine, hea õnn ja küllus, võimalus heaks tulevikuks, samuti vana eluetapi vabastamine, mis sind enam ei teeni. Ja et uus eluetapp saaks aset leida. 2026 on aasta, mil meenutada tähistamise jõudu. Veendu, et sa sel aastal korraldad ja osaled tähistamistel. Ära jäta neid vahele, isegi kui sul on kiusatus seda teha. Inimesed vajavad tähistamisi. Mõned teist ei pruugi olla eriti tähistamise meeleolus, arvestades kõike toimuvat, aga kuule seda. Kuna tähistamine selles tähenduses on kokkutulek millegi positiivse tunnustamiseks, sütitavad tähistamised optimismi, eriti siis, kui asjad on rasked. Need annavad inimestele midagi lähitulevikus, mida oodata. Need toovad inimesed ka füüsiliselt samasse ruumi ja aega, mis on vastumürk isolatsioonile ja eraldatusele, mis on omane sellele vaimsele pandeemiale ja ka sellele, et nii suur osa meie elust on kolinud tehnoloogiasse ja digitaalsesse maailma. Tähistamised loovad ajutise pausi probleemidest, millega me silmitsi seisame. See ei ole kasulik ainult meie stressitasemele, vaid teeb meid ka tõhusamaks probleemide lahendamisel. Tähistamised ühendavad meid meie ajaloo hinnatud aspektidega ning need traditsioonid annavad meie stabiilsuse meile ja järjepidevuse tunde. Laulupeod Eestis on alati hinnatud, mis on me ju lõime omale vabaduse läbi laulupidude, laulu- ja tantsupidude. Jätkame tähistamist. Nii, see saab olema eriti uskumatu aasta valgusfestivalide jaoks. Nagu 2025 on ka 2026 aasta julgeks tegutsemiseks. See kannab endas intensiivsuse, energia, kirglikkuse, riski, uue seikluse, julguse, innovatsiooni ja liikumise sagedust,
see on kiire tempoga ja see on väga suur ja samal ajal ei tohi ükski julge tegu, mida sa sel aastal teed, olla impulsiivne. See on minu jaoks nii oluline, mina olen nii palju impulsiivseid asju teinud. See peab olema toetatud hoolika planeerimise, info kogumise, kalkuleerimise, teadliku läbimõtlemise, eesmärkide ja sihtide ette määratlemise, tagajärgede arvestamise, enesekontrolli ning selgusega sinu tõelistest väärtustest ja tõelistest soovidest. Sa võid mõelda sellest nii, nagu hoiaksid ühes käes tuld ja teises käes vett. Kui sa astud 2026. aastasse hoides tuld ühes käes ja vett teises, võivad need vastandlikud energiat sinu elu täielikult paremuse poole pöörata. Ära kunagi unusta, see, kes kontrollib reaalsuse tajumist, kontrollib reaalsust. Head uut aastat. Vot nii. No nii. Palju meil siis nüüd aega mööda on läinud? Tund aega. Okei, kes on veel alles? Hästi tehtud. Jäid alles. Nii, ja nüüd teeme ühe meditatsiooni. Nii, vaatame, kas ma saan kaamera kuskile mujale pöörata. Või pean ise ennast näitama siia jääma. Vaatame korra, mis ma siin teha saan. Nii, ma panen korra vaikseks. Noniin, tehtud. Leia omale mugav asend kuskil, kus on sul mõnus omaette olemine, kus keegi sind ei sega ja kus sa saad olla mõned minutid rahulikult iseenda jaoks. Ja hakkame hingama sisse ja välja mõnusalt ja pehmelt, sügavamalt. Ja iga kord välja hingates lõdvestume järjest sügavamalt. Ja pane tähele, kuidas su päikesepõimik lõdvestub. Sinu 3. tšakra ja tänu sellele, kui sa oled selle tšakra, selle keskuse, energiakeskuse lõdvestanud, lõdvestub kogu su keha. Lihtsalt lase sellel toimuda. Ole sellega lihtsalt kohal. Ja kujutame ette, kuidas me laseme oma jalataldadest kasvada juurtel maa südamesse. Emamaa armastuse keskusesse. Vaatame, kuidas ta võtab meie juured armastavalt vastu. Tunneme seda kõike aktsepteerivat, vastuvõtvat ja hoolivat armastust. Ja vaatleme, kuidas see jõuab tagasi meie südamesse läbi meie juurte.
ja kujutame ette, kuidas me avame oma kroonchakra oma pealael ja võtame vastu teadlikkuse. Võtame vastu ühenduse oma kõrgema teadlikkusega, oma kõrgema minaga. Mis tunne see on? Kuidas me seda kogeme? Kuidas on olla ühenduses oma kõrgema teadlikkusega? Ja samaaegselt oleme kohal kõigega, mis on meie ümber. Ja oleme sellega nii-öelda rahus. Me ei pea proovima midagi muuta, ka oma mõtteid. Laseme neil olla. Oleme nii-öelda vaatlejad. Ja hingame ja lõdvestume selle olemise sisse. Ja häälestume sellesse sõnajala energiasse, mis toob meile sellel aastal kergendust, mis aitab meil joonduda oma heaoluga, mis aitab meil meie närvisüsteemi rahustada ja stabiliseerida. Milline see energia sinu sees tundub? Sõnajala energia. Ja hakkame seda energiat, seda sõnajalgade energiat, hakkame seda enda sees kasvatama, avardama. Laseme tal avarduda kogu oma keha täitvaks energiaks. Võtame selle täielikult vastu. Ühendume selle energiaga täielikult. Kogu meie keha ühendub sõnajala energiaga. Tunnetame seda iga keha osa sees eraldi. Pealaest jalatallani. Tunnetame seda energiat. Tunnetame, kuidas see energia ujutab meie füüsilise keha üle. Koos selle armastuse energiaga, mis on ema maa südames. Tunnetame seda oma kehas,
lubame endal seda tunda. Oleme sellega kohal. Hingame sellega koos. Tunnetame seda kogu oma kehas raku tasandil. Lubame endal sellesse täielikult lõdvestuda. Ja kui sa tunned seda nüüd kogu oma kehas, sa oled sellega täielikult täidetud, siis tunne, kuidas see hakkab sinu kehast välja avarduma. Lubame sellel avarduda välja endast. Ja hakkame ka ise koos selle energiaga avarduma omas tempos. Täpselt nii aeglaselt või kiiresti, kui sulle praegu on sobiv. Aitäh sulle, et sa seda teed. Aitäh, et sa siin oled selles energias koos iseendaga, koos oma hingamisega, koos kogu oma energiakehaga. Lubamises jätkame seda avardumist, jätkame selle tunde tundmist. Jätkame seda lubamist. Lõdvestume selle sisse. Ja võib-olla sa näed mingisuguseid visuaale, visioone, nägemusi, võib-olla sul on mingisugused füüsilised sensatsioonid. Ja kui ei ole, siis kõik on õige. Ära proovi midagi kontrollida. Lihtsalt lase olla. Lase iseendal olla selles hetkes koos selle avardumisega, koos oma hingamisega, sõnajala energias. Ja mis nüüd veel on võimalik, mis võib-olla ei ole enne kunagi olnud võimalik. Mis on nüüd sellest olemisest võimalik?
kuidas see siis on, kui ma võtan vastutuse oma närvisüsteemi hoolitsemise eest, oma meele eest, oma eetika eest, oma väärtushinnangute eest. Kuidas see siis on, kui ma luban endal kogeda armastust, hoolitsust, kirge, tugevust, aga ka koos olemist, ühendumist, taasühendumist. Mida ma nüüd loon läbi selle olemise, läbi nende valikute, läbi nende sammude, läbi selle avardumise, läbi selle joonduse. Aitäh mulle, aitäh kogu universumile, aitäh kõikidele olevustele, kes on siin meid aitamas, meid juhendamas. Aitäh minu kehale. On alati minu jaoks olemas. Ma valin olla rohkem armastavam oma keha jaoks. Valin oma heaolu. Valin olla vastutav oma heaolu eest. Aitäh, 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 aitäh. Ja kui soovid, võid siia kauemaks jääda. Ja kui soovid, võid nüüd kujutada ette, kuidas sa kogud kogu selle energia kokku oma käte vahel, oma pea kohale energiasambaks. Ja välja hingates ankurdad selle endasse, salvestad selle endasse. Joondad selle endasse. Ütleme ka aitäh Emale Maa. Ütleme aitäh kogu
oma kõrgema mina energiale. Ja tuleme tagasi siia sellesse füüsilisse hetke.